Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvi saade. Ja selles episoodis me räägime surnute olukorrast. Ja just selline alapealkiri on pandud piibli tõlkijate poolt sellele kirjalõigule, mida me leiame esimese Thessaloniklaste kirjas 4. peatükist ja me loeme siit salmist 13, kus apostel Paulus ütleb, aga me ei taha, et teil, vennad, oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama. Siin muidugi ei viidata une magamisest. See magama minemise termin lähtub juba Vanast Testamendist, mis tegelikult viitas, et inimene oli surnud. Ja kas see tuli sellest, et surnut vaadeldi ja nähti, et ta on nii nagu sügavalt magav inimene. Ja isegi minu ema, kui ma olin väikene beebi, ta hiljem ütles mulle, pidi tihti panema kõrva minu suu juurde või käe minu rinna peale, et tegema kindlaks, et ma tõesti hingan, sest väliselt tundus, et miski enam ei liikunud minu juures. Ja nõnda siis need, kes olid surnud, näisid justkui sügavas unes. Ja Vanas Testamendis, 5. Moosese raamatus näiteks peatükk 31 ja salm 16 on juttu sellest, kuidas Mooses, Jumala mees, läks magama. Või esimese kuningate raamatus 2. peatükis ja salm 10 räägitakse Taavetist, kes läks magama ja maeti Taaveti linna. See magama jäämine on muidugi ju surma kohta palju lootusrikkam väljend kui see, et inimene suri. Ja see viitab sellele, et surmaga asi ei lõpe. Need inimesed, kelledel on olnud surmalähedased kogemused, inglise keeles NDE, Near Death Experiences, ja teised, kes on saanud vilksatuse vaimsesse maailma ja näinud, et on olemas vaimne maailm, teavad seda, et see füüsiline maailm, materiaalne olemine ei ole ainukene olemise vorm, vaid et on olemas ka vaimne dimensioon ehk vaimumaailm ja et eksisteerimine jätkub ka peale surma. Ja muidugi piibel on õpetanud sellest ammu ennem, kui kellegil veel oli mõni surmalähedane kogemus. Aga veel kord, see magamine viitab siis ajutisele seisundile. Ja ta ütleb niimoodi, et on läinud osad magama, aga et teie ei läheks nõnda kurvaks nagu teised, kellel ei ole lootust. Ja see on üks imepärane asi, et kristlasel on lootus selles elus, kuna ta kõnnib koos Jumalaga ja lootus ka pärast seda, kui ta siin elus silmad kinni paneb ja avab need taevariigis. See on see imeline lootus, millest piibel räägib, mis tähendab seda, et peale surma me astume igavesse ellu, igavesse olemisse. Nüüd mõni muidugi ütleb, et meil on juba igavene elu nüüd ja tõepoolest, kui me oleme Jeesuse Kristuse oma ellu vastu võtnud, siis meil on igavene elu. Aga mulle meeldiks seda mõelda või väljendada nõnda, et täna meil on igavese elu jõud meie sees, aga tol päeval, ühel päeval me elame selle igavese elu sees. Praegu on igavene elu meie sees, aga siis me oleme selle igavese elu sees ja elame välja selles uues olemise vormis. Aga selleks, et olla kunagi igaveses elus või igavese elu sees, peab see igavene elu olema juba täna sinu sees. Ja piibel ütleb, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et kas või ükski, kes temast usub, ei läheks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ja see igavene elu
võib meil olla täna, kui me usume Jeesusesse, Kristusesse. Ja mida meil siis Jeesuse kohta tuleb uskuda, on see, et ta on Golgata ristil surnud kogu maailma patu eest ja üles tõusnud surnuist. Ja see on see, mida siin öeldakse 14. salmis, sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, tähtis osa, kas pole nii, nõnda ka Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes temaga on läinud magama, mis tähendab seda, et see on kriitiliselt tähtis, et me läheme magama või et me sureme koos temaga. Mõni ütleb, ja ühel päeval, kui ma lähenen oma elu loojangule, siis ma olen seal võib-olla surivoodis, küll ma siis sean oma asjad korda kõikvõimsa Jumalaga ja võtan vastu Kristuse Jeesuse. Ainukene asi on sellega seoses see, et keegi meist ei tea oma surmapäeva. Väga vähesed, kelledele Jumal on seda ilmutanud ja ka nad ei teadnud täpset päeva. Peetrus teadis midagi selle kohta, Paulus teadis, teise Timotuse kirjast loeme selle kohta. Aga ja Eel ja Vanas Testamendis teadis, et Jumal võtab ta ära, ilmselt teadis väga täpselt ka päeva, aga ülejäänud meist me ei tea seda. Nii et parim viis olla valmis on teha seda nüüd, sest kui maja maha on põlenud, on liiga hilja osta kindlustust selle maja jaoks. Garantii pääsemiseks on teha seda nüüd, kui on päästepäev. Ja Paulus jätkab siin nõnda. Toob siis Jeesuse kaudu Jumal esile need või tõstab nad üles surnuist, kes on läinud ühes temaga magama. Sest seda me ütleme teile issanda sõnaga. Nüüd siin Paulus ei väljenda oma arvamust, vaid ta ütleb, et tal on selge issanda sõna, mis tähendab, et see on just nimelt nii ja mitte teisiti, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulemiseni. See hea uudis on, et Jeesus Kristus naaseb tagasi siia planeedile Maa. Ja tegelikult me võime isegi näha piiblis kahte tagasi tulemist. Üks on see, kus Jeesus tuleb siia maa peale tagasi. Ja kui kohtumõistja ja kõik need lõpuaja sündmused rulluvad lahti, aga ennem seda ta ei jõua siia maa peale, aga ta tuleb vastu oma pühadele. Nendele, kes on surnud Kristuses ja ta ütleb, need, kes meie sel hetkel elame, kui ta on tulemas, me ei jõua ette mitte neist, kes on läinud magama ehk kes on surnud, sest enne kui meid, kes me elame ja kõnnime siin maa peal sel hetkel, kui Jeesus tuleb järgi oma kogudusele, ei kista mitte meid kõigepealt üles, vaid ütleb, sest issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunega ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. Mõtle, milline auline päev see võib olla, kui äkitselt surnud, kes on surnud Kristuse ees, tõusevad ülesse. Ja siis ütleb Paulus, selle järele, kui need surnud on üles tõusnud, kistakse, tõmmatakse või rebitakse meid, kes me elame. Meie sel hetkel elame, ülejääme ühtlasi nendega pilvede peal issandale vastu. Nüüd see, millest siin räägitakse, ülesvõtmine, ei ole minu täna hommikune peamine teema, aga ma teen väikse viite siin 1. Korintuse kirja 15. peatüki, kus Paulus seda käsitleb ja ta ütleb nõnda salmis 50, aga seda ma ütlen, vennad, et liha ja veri ei või pärida Jumala riiki. Mis tähendab seda, et see meie keha, nii palju kui me selle eest ka hoolt ei kanna, hästi ei toitu, trenni ei tee ja
ja kreemitame, puuderdame seda. Kahjuks see ihu on allutatud patu ja surma käsule ja Paulus ütles, minu lihas ei ela midagi head, ma tunnen ühte patu käsku oma lihas. Ei seetõttu saa ka pärida Jumala riiki, see ihu ei jõua taevasse. Kui sa oled täna Jeesuse Kristuse oma ellu vastu võtnud, sinust on saanud uus loodus, seispidis inimese poolest vaim, inimese poolest oled sa uus inimene. Su sisemine südame inimene on muutunud, aga sinu ihu tee, mis sa tahad, pühitse seda, palju sa tahad, distsiplineeri teda, palju sa tahad. Kahjuks ei päri Jumala riiki. Liha ja veri ei või pärida Jumala riiki. See on see peal, miks see ihu peab muutuma. Ta ütleb, kaduvus ei saa pärida kadumatust, vaata, ma ütlen teile saladuse. Me kõik ei lähe magama, me kõik ei sure. Sel hetkel, kui Jeesus tuleb ja sa elad, siis ta ütleb, aga me kõik muutume. Äkitselt, ühe silmapilguga. Viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõuseb üles kadumatutena ja meie muutume. Sest see kadu peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega. Mis tähendab seda, et Jumal annab meile uue ihu ja sõbrad, see on hea uudis. Uus ihu on perfektne ihu sinu parimates aastates, kõik hambad suus, nahk pruntis ja ükski liiges ei valuta, ei ole ühtegi küüru, ei ole ühtegi deformatsiooni, täiuslik uus kaunis ihu. Ja sõbrad, see on hea uudis. Jah, see vana ihu ei päri Jumala riiki, aga Jumal annab sulle tutt uue, otse vabrikust välja tulnud uue ihu. Nii et ütleb siin, et selle järele kistakse meid, kes me elame ja üle jääme. Ma olen tagasi Thessalonikaste kirjas nüüd. Ühtlasi nendega, kes need on, need, kes on surnust üles tõusnud, saanud omale ka uue ihu. Aga meie, kuna me ei lähe läbi surmast, kes me sel hetkel elame, siis meie ihud muudetakse. Need maised ihud muudetakse vaimseteks ihudeks. Ja seda me võime lugeda siit samast 1. Korintuse 15. peatükist lähemalt. Meie ihud muudetakse. Mis tähendab vaimne ihu? Lõpuni me ei oska seda seletada, aga see on justkui ihu, mida saab katsuda ja on nagu materiaalne, samas see ei allu füüsilistele seadustele. Mingil moel allub, mingil moel ei allu. Näiteks Jeesus istus oma jüngritega ja sõi kala. See oli maine kala. Me räägime peale oma üles tõusmist surnust. Ja ometi Jeesus võis haihtuda nende silmist. See kala, mis ta oli söönud, ei kleepunud kuskil vastu seina. Me oleme kuulnud, et öeldakse, et Jeesus kõndis läbi seina. No ühel viisil ta ei pidanud sealt läbi kõndima, aga ta võis vahetada füüsilist ja vaimset dimensiooni vastavalt oma tahtele. Aga siin öeldakse meile, et meid kistakse ühes nendega, kes Kristuses on surnud, pilvede peal issandale vastu üles õhku. Nii et Jeesus sel hetkel ei tule veel maa peale, vaid võtab oma koguduse siit. Ja nõnda saame olla ikka ühes issandaga. Ja Paulus lõpetab sellega, et kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega. Nõnda ma siis kinnitan teid, sõbrad, nende sõnadega. Meil on lootust ja see lootus on Kristuses Jeesuses. Ja see garantii on selles, et me teeme need otsused täna, mitte ühel päeval. Meil ei pruugi seda ühte päeva tulla või me ei pruugi olla selles õiges meelelaadis või meil ei pruugi olla seda valmidust sel hetkel, kui see on täna. Sellepärast Piibel ütleb, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant, mis tähendab seda, ära lükka seda edasi. Ma mäletan, mina plaanisin edasi lükata oma elu pühendamist Kristusele. Mõtlesin, ma teen seda kunagi hiljem. Praegu ma tahan nautida elu ja ma ei teadnud seda,
et tõeline nauding alles algas peale seda, kui ma olin Kristuse oma ellu vastu võtnud, sealt tuli see tõeline elu. Nii et selle loo õppetunnid on see, et ole kindel, et sa oled päästetud, oled Jumala laps, oled Kristuse oma. Kui ma täna ei oleks päästetud, tead, mis ma teeks? Ma saaks päästetud. Teiseks, kõnni issandaga iga päev, mis tähendab, et ma hoian oma pühitsuselu, ma kasvan selles, et ma eraldan ennast üle rohkem ja rohkem temale. Kolmandaks, ära kaota seda igavikulist lootust ja taevalikku perspektiivi. Me elame küll selles elus, aga see põhi olemine ja eksisteerimine saab olema igavises elus. Ja viimaks tähtis õppetund selles loos on see, et tuleb päev, kus igaüks meist, kes me oleme kõndinud koos temaga, usaldanud teda ja uskunud temasse, näeme teda silmast silma. Ja need on head uudised ja õige perspektiiv meile selles elus elamiseks ja hoida seda horisonti, mitte siin maisel tasandil, aga taevalikul tasandil. Sõbrad, olge vahvad, olge hoitud, olge kaitstud.